Kopli Kuulbeti võistkond siis paneb palli mängu ja mäng on käima läinud ja kaitsetsoonis siis liigutatakse omavahel palli. Nii, hea sööt ründetsooni, numbri all 8 pealelöök ja väravvahist tagasi põrkunud palli sa oleks saanud võistkonna kapten Aleksandrov värav. No nii, vaatame, kuidas siis olukord on ja pealelöök numbri all 11 väljakul olevale, siis 24 lõpuni pannakse pall mängu ja väravarve on avatud Trevor Elchi pealelöögi peaga tõrjub väravasse ja tõsi see on, 1-0. Kopli Kuulbet juhtimas ja vaatame ja mis nüüd siis juhtus? Numbri all 16, Stanislav Kusjev vasakult äärelt päris terava nurga alt virutab viisikuga vahetuse teinud, või õigemini nelikuga vahetuse teinud ja vaatame, mis nüüd on siis. Ja noh, mis siis ikka, kui ise ei löö, lüüakse sulle, nagu öeldakse. Ja on ründaja alas, vaatame, mis edasi toimub, kas pealelöök kaitsjate tagant, aga väravaht, mis siis nurgalöögist välja mõeldakse. Lühike löök ja no väga kiiresti muutuvad need olukorrad siin saali jalgpallis. Andrii lõpuks söödeti hoopis talle selja taha ja pall oli audis. Aga Kopli võistkond nüüd siis üritab ise rünnata ja vaatame, olukord on niimoodi ja mis ütles? Mida ütles kommentaator? Löö vasakuga peale, number 8 Andrii Kidanov lööb siis vasakuga ja vaheaeg on tõsiasi. Teeme ka siit muutuvad olukorrad väga kiiresti ja nüüd juba ja milline võimalus, selline ootamatu sööt väraval Narva spordikeskuses Piirilinnas. Täna on 319 pealtvaatajat ja vaatame väravahiga silmitsi ja mis nüüd? Kollase saani, mees on teinud kõike, saanud kollase kraadi, Nikita Dronov ja hiljem nüüd, kui on jäänud korraks jalast ära, aga kiirelt nii-öelda paika ja mis? Tundub, et tegemist on oma väravaga. Oma värav. Minu silm näitab, et Aleksei Panin on löönud. Tulemas on ja väike pettekeha, et nüüd läheks just nagu löögile ja tegelikult väga moel. Publik on ka näinud juba nüüd natukene keema, sest et minut 20 on jäänud kolmanda koha meil ja kõlab lõpu peale. Publik on taevasse rusikad visanud. Narva United on 2025. aasta Eesti meistrivõistlustel saali jalgpallis saavutanud